Mina olen Henrik Aavik, minu vastas istub Priit Kallas. Me hakkame tegema nüüd podcasti, mis on AI praktikum. Nagu nimi ütleb, on see suunatud just nõuandele, väga praktiline olemisele. Kuna paljudel inimestel on olnud küsimusi, mida AI-ga teha saab, siis meie nüüd keskendume sellele, kuidas ja mida teha saab, kuidas sellega saab tuua tulu endale, oma ettevõttele ja kuidas võimalikult praktiliselt sellel teemal edasi liikuda. Teema on tohutult lai, aga kuna meil on teatav kogemust juba selja taga, siis saade saab olema huvitav. Mina olen Henrik Aavik, ma olen väga kaua tegelenud nii turunduse kui IT-ga, 90-ndast alates. Priit, äkki ütled paar sõna enda kohta? Ma esimese asjana vaidleksin selle nime osas, aga et ma ütleks, et praktiline AI, mitte AI praktikum, aga seda me võime veel loksutada paika. Anyway, et mina olen tegelenud turundusega umbes sama kaua kui Henrik või võib-olla mõni päev rohkem või vähem, sellepärast me alustasime koos. Ja samamoodi olen juhatanud reklaamiagentuuri ja digiagentuure, samas teinud ka IT-tööd, IT-hariduse isegi omandanud mingi päev ja siis täna on mu peamine fookus sellel, kuidas teha turundus ja äri asju lihtsamaks tehisintellekti abil. Ehk siis ei ole mõtet teha tööd, mida ei ole mõtet teha, see on mu selline hüüdlause ja proovime leida neid kohti, kus saaks masina tööle panna enda eest ja siis toome siin podcastis nüüd teieni. Jah, ma unustasin ka öelda, millega ma täna tegelen. Tänasel päeval väljaspool podcasti tegemisi on minu peamine töö startupis, mille nimi on uku.ai ja mis tegeleb sellega, kuidas sundida AI vähem või üldse mitte hallutsineerima ja muuta otsustusprotsess läbipaistvaks. Uku.ai lehel mainime seda. Aga lähme siis praktiliseks. Täna esimese saate teemaks otsustasime rääkida Google'i AI stuudiost, millest inimesed väga vähe teavad, kuid mis on just viimastel nädalatel väga palju edasi arenenud. No ja, et ma ise olen Google AI stuudiot kasutanud juba võib-olla pool aastat nüüd selle aasta sees ja silma jäi ta mul sellepärast, et seal on mõningaid omadusi, mida teistel ei ole ja siis on veel see, et masinal on võimekused, kus teised jäävad lihtsalt hätta, et mitte küsimus ei ole üldse see, et kas nad midagi teevad või ei tee, vaid lihtsalt reaalselt neil ei ole võimet seda asja teha. Ja ma arvan, et me võime nüüd jupi kaupa läbi võtta neid asju, kuna mina olen natuke rohkem kokku puutunud kui Henrik, siis Henrik võib-olla küsib, mina räägin ja kui midagi on segane, siis küsi üle, eks ole. Ja, no selle interface Google AI'st on meil siin samas seinale kuvatud. Eks ta põhiliselt ilmselt teebki seda, mida nimi ütleb, et ta on stuudio, kus saab ühes samas keskkonnas kasutada AI erinevaid võimalusi. Kuid üks asi, mis Google AI-d juba mõnda aega eristab teistest AI-dest, on selline asi nagu context window. Priit, miks context window on oluline? Põhimõtteliselt context window on sisuliselt see töötav mälu, ehk siis kui palju sul peas korraga asju püsib. Inimestel on ka, mõnel on rohkem, mõnel vähem, aga ütleme, kui me võtame ChatGPT ja Claude'i, siis nende mälu on vahemikus, ütleme, kui inimesele mõistetavates ühikutes mõõta 25 kuni 100 lehekülge. Ehk siis tegelikult mõõdetakse tokenites ja tokenid on sellised veidrad asjad, mis on umbes nagu silbid. Ehk siis ütleme, kuskil 4 tokenit on üks sõna. Nii et ütleme, kui sul on näiteks... Priit Kallas on 3 tokenit, ma eeldan. No, seda saab vaadata, selleks on tööriistad, aga et ütleme, see ei ole nagu super tähtis, eks, et inimesed arvutavad enamasti teksti lugedes sõnadega, erinevalt Eestis, kus loetakse tähemärke, aga see selleks, et siis peamine on siis see, et kui sul on O1, ChatGPT O1 Pro, siis sul on context window on 128 000 tokenit, mis tähendab umbes 100 lehekülge teksti. Niimoodi, kui sa A4-le selle välja trükiksid. Kui sa nüüd võtad Claude'i umbes samas kohas, aga mida see tähendab on siis see,
et kui su vestlus läheb pikemaks ja mitte sinu jutt, vaid kogu jutt, mis sa sinna sisse paned, kõik dokumendid ja kogu see mudru läheb pikemaks kui see aken, siis masin enam ei mäleta, mida sa räägid, ehk siis kui päris alguses ütled talle 1, 2, 3 ABC, räägid taga 51 lehekülge juttu ära ja siis küsid, kuule, mis ma sulle esimesena ütlesin, siis sa saad vastuseks, et kass on kollane, eks ole. Kui pikk on Google Gemini context window? See on vist ekraani peal, ei ole, eks see on seal screenshoti taga peidus, aga 2 miljonit tokenit, ehk siis põhimõtteliselt, kui me jälle sõnadesse selle paneme, lehekülgedesse? Pakk Harry Potterit. Aha. Ehk siis kuuendas Harry Potteri osas mäletab, millega esimene ja täpselt nii, jah, et sa on, ütleme, sõnades mõttes on 1,5 miljonit sõna, mis on siis laias laastus 3000 lehekülge vist, midagi, jah, 3000 lehekülge. Praktiliselt võtame siis ühe tavalise interneti kasutaja konto, ei usu vist, et seda sisu, kui nüüd iga päev, isegi kui iga päev kasutada, siis aastaga võib-olla tuleb täis. Ligikaudne hinnang sellele, et kui sa nüüd otseselt ei tooda teksti, et su tööülesanne ei ole artiklite kirjutamine, siis ma usun, et sa klahve chatis ja igal pool niimoodi vajutad päevas võib-olla kuskil 1000-2000 sõna jagu. No seda ei saa võrrelda nii otseselt sellepärast, et kuna sellesse context window osasse läheb ka see, mis ta vastu ütleb. Mis veel Google AI Studiosse, kus järsult paremad asjad on, mida võrreldes teistega? No üks asi, mis mulle siin meeldib, on see, et sa saad katsetada uusi mudeleid ammu enne, kui nad tulevad mujale. Et selle pildi peal on ka näha, seal üleval mul on Gemini 2.0 Flash Experimental ja siis see vist tuleb uuel aastal välja, eks? No selles mõttes ta on praegu olemas, eks sa võid seda seal kasutada ja kui ma nüüd päris 100% kindel ei ole, aga Ameerika Ühendriikides on nüüd vist aga sul telefonis juba olemas, eks, et saad seda seal laivis kasutada ja esiteks, et sa saad nad varem kätte, aga teine asi on see, et sul on võimakus siis katsetada, võrrelda erinevaid mudeleid kohe siin koha peal ja lisada faile, teha igasuguseid asju, mis pähe tuleb. Ja ma siin just enne siin ette valmistades võrdlesin nagu seda, et seda mudelit, seda Flashi, 2.0 Flashi, siis selle eelmise Google'i hea mudeliga, mis on siis Gemini 1.5 Pro ja kuigi nagu Flash tähendab seda nii-öelda kehvemat või odavamat modelit, siis see on nagu kõik vastused, kus see vana hea eksis, siis uus odav tegi hea vastuse, eks. Ja, aga millised on Google'i AI Studio piirangud, sellepärast, et kui me räägime mudelitest, mis alles hakkavad välja tulema, aga siin sa saad neid kasutada, siis mis seal vahet on? Kasutad seal, kus nad on? No üks asi on see, et nad tulevad natuke varem välja, aga siis põhimõtteliselt mul endal on, see tunnetus on see, et sa saad masinas sellises ühes kohas sa saad salvestada oma chatid ära, need on sul Google Drive'is olemas ja neid saab jagada teistega ja see on nagu selles suhtes ja see on piiranguid, nii ongi? Nii ongi, seda saab teha. Aga ma mõtlen, et mis vahe on sellel, kui mudel tuleb välja või selles, kui sa saad teda kasutada Google AI Studios, et kas ongi vaja üldse kuskil mujal neid kasutada peale AI Studio? No ainuke kontsept, kus võiks nagu telefonis vaja olla, eks ole, et sa tahad näidata telefoniga. Telefonis seda ei ole? No jah, sa saad avada telefonis, aga seal võib-olla see kasutajaliides ei ole maailma kõige mugavam. Et ma tunnen seda, võtan kui üks praktilist, ütleme, igapäeva tööriista. Aga jaa, et üks asi, mis mul täitsa meelest läks, mis on Google AI Studio hind? See on ekraani peal näha ka, et kui me vaatame seda Gemini 2.0 Flashi hinda, siis see on 0 ja see on nagu see kõige tähtsam asi, miks ma üldse seda Geminit kasutan, on see, et ma siiamaani pole tegelikult Google'ile veel AI eest raha maksnud, sellepärast et mingi aeg oli mul siiamaani on ChatGPT tasuline pakett ja siis see Google'i Gemini oli kogu aeg kehva. Nagu reaalselt jälle vaatad, see on nii vilets ja nüüd viimase mõne kuuga, me räägime siin 24 aasta detsembris, eks ole, siis võib-olla viimase 3 kuuga on Google teinud nagu märkimisväärselt siukseid samme, et ahaa, et ilmselt
OpenAI ja ChatGPT võiks ärevaks minna selle peale. Kui me võrdleme Google AI Studios olevat näiteks Gemini 2.0 Flashi ChatGPT O1 versiooniga, siis või millise versiooniga ChatGPT-st peaks seda võrdlema, et kas ikka selle, praegu on see 4O on see nagu tavaline meetod, et siin sees hetkel ei ole seda arutlejat, et vaata O1 on selline, et see esitad talle küsimuse ja siis ta hakkab omavahel iseendaga arutlema, eks ole, et seda ta veel ei tee, aga jah, et 4O-ga siis võrrelda ja praegu, kui me võtame arvutis kasutamise mõttes, siis siin on see asi, et sa saad oma ekraani jagada ja nii edasi, et me võime need punktid nagu läbi käia, mis sa sellega teha saad, mida ma ise teen selle jaoks. Ja siis, või kuidas ma neid kasutan, mõned use case'id, eks. Ja siis saab kuulaja ka aru umbes, mis kasu endal võiks sellest tulla. Ja võib-olla esimese asjana võtaks ette seesama context window suurus ja hämmastaval kombel ChatGPT ja teised keelemudelid oskavad tulevikku ennustada, eeldusel, et sa talle piisavalt andmeid ette annad. Ja piisavalt andmed, mida mina olen teinud, on see, ma kasutan finantsanalüüsiks Gemini AI või seda AI stuudiot, et ma söödan sinna sisse ettevõtete finantsaruanded, mida on nagu tohutus koguses, ütleme, kui me võtame Ameerika mingi börsifirma kvartali aruande, eks ole, on 100 lehekülge umbes. Aga see ei ole ju veel kõik, et sa annad talle neid ju mitu tükki, et tekiks nagu mingi järjestus, et aegjoon, eks. Siis sa söödad talle sisse üldiselt mingid börsikursid, ütleme, mingi aastajagu SP500 ja siis selle aktsia, mida sa jälgid parasjagu selle sama aktsiaga aastased, ütleme, iga päeva open, high, low, close, eks ole. Ja siis, kui sa need oled sisse söötnud, siis seal on see, et ma peas nüüd 100%, täpselt numbrit ei ütle, aga ütleme nii, et ma ka Nvidia omanikuna olen seda sinna masinasse sisse söötnud natukene ja tulemus oli niimoodi, et ma panin talle 2 kvartali aruannet, siis sellele eelnenud aasta aruande, siis need asjad, mis ma ütlesin, börsi enda kurss või börsi enda liikumine ja Nvidia liikumine. Tegelikult võiks sinna taguda sisse ka konkurentide liikumised, aga lihtsalt Nvidial praegu nagu konkurentidega on hästi, et neid nagu ei ole. Ja siis, kui ma selle kõik sinna sisse panin, siis see tokenite maht seal kõrval kuskil loeb ka seda, näitab sulle palju, see on praegu selle lätakadega peidus, aga et oli mingi 466 000 tokenit vist, et ütleme, et ükski teine mudel ei neela nii palju korraga alla. 400 000 oli siis ette antud limiidist veerandum, isegi 20%, et sul on 2 miljonit neid, et oleneb, mõnel mudelil on miljon. Tuleb rõhutada, et kui see täis saab, siis sellest ei ole midagi, et siis lihtsalt läheb edasi. Ja, aga 2 miljonit on nagu nii suur number, et seda ikka on keeruline täis saada. Ühesõnaga neile, kes soovivad börsil mängida, on Google AI Studio väga mõnus tööriist, kuhu annab panna väga palju materjali, mille Google loeb kiiremini läbi kui inimene ja siis teeb sellest tarkast järeldusi. Aga näiteks, mis veel võiks olla, kas näiteks võiks mingisuguseid kodulehte, kas ta oskab ise veebis käia lugemas? Tal on selline asi, siin paremas all nurgas on näha see nagu grounding. Ja kui sa groundingu sisse lülitad, siis ta teeb Google'i otsinguid ja vaatab allikaid. Et siis sellisel juhul, see ongi see, et võtab mingi aluse selle oma andmetele. Mida veel praktilist mainisid, et ta salvestab vestlused Drive'i? Ja. Kas ta oskab ka Google'i selles, mis ta on, Google Docs on see vist, et kas ta oskab seal faile luua? Selles mõttes, ma seda ei ole ausalt öelda isegi proovinud, kas ta kirjutab sinna, aga ta igal juhul loeb sealt, et sa saad selle omal ära ühendada. Näha ka, et allow drive access on siin menüüs kiri, eks. See pole minu screenshot selle pärast, mul on see ammu juba antud, aga et siis sealt sa saad anda ligipääsu ja
kõik, mis sul seal on, ta oskab, ühesõnaga kõik, mis sul seal sees on, põhimõtteliselt slaidide pealt, pildid, dokumendid, PDF-id, väga, või mida ta ka veel teeb, on loeb videot, ta sööb videot, praegu ainuke masin, mis sööb videot. Ma saan talle anda siis YouTube'i lingi või uploadida video? Uploadida jah, et sa annad talle, võtad oma faili ja annad talle selle kätte. Ja siin on veel ka näidisena toodud välja, siin kuskil ka menüüs on näha nagu starter apps ja seal starter appsi all on üks asi on nagu videoanalüüs ja seal videoanalüüsis sa võid küsida näiteks, et excitement level, et ta teeb sulle graafiku, hindab, mis on excitement level seal ja siis sa võid küsida, et tee mulle graafik selle kohta, palju inimesi on kaadris näiteks, sa võid küsida transcriptionit, mis ei ole mingi ime saavutus, eks ole, aga transcription tuleb sealt sulle sisuliselt mis iganes formaadis tahad, aga et kui tavapärane transcription, kui me praegu seda saadet näiteks tekstiks teeksime, siis valdavalt me ootame, me saame, Priit rääkis midagi, Henrik rääkis midagi ja nii edasi, aga ta veel kirjeldab sulle stseeni ära ja siis selle teksti, mida inimene rääkis, et näitlikult ja siis ka see, et ta suudab selle tõttu kirjeldada ka videosid, mis on mitte audio või ütleme siis mitte tekst, et ma söötsin talle sisse ühe oma suusavideo, kus inimene tuleb mäe otsast alla ja siis ta kirjeldas täpselt ära, mis inimesel seljas on, kuidas ta sõitis, et taga on Matterhorni mägi Šveitsis ja see lihtsalt tuli stampide kaupa sealt välja, et see on nüüd selline asi, mis eks teised ka kindlasti tulevad välja selle võimalusega arvestades, et võtta chat või ütleme OpenAI tuli ka oma videomudeliga need välja, et neil see tootmisvõimekus on olemas, aga keegi ei võimalda seda praegu analüüsida. Üks asi võib-olla veel selle context window osas, et mis võib olla paljudele huvi pakkuda. Selles suhtes, kui sa võtad ChatGPT ja söödad talle sisse mingi Exceli tabeli, mis on, 10 000 rida pikkaks, siis ta lihtsalt sureb ära. Sa võid katsetada, aga sa ei jõua sellega vähemalt praegu mitte kuhugi. Siis Gemini AI Studios minu katsetus oli kogemata. Klient andis mulle faili, vestlesime temaga, rääkisime, et vaataks, et see tema mingi aastase teenuse müügi Exceli tabel. Ja ta müüb palju teenuseid paljudele inimestele ja see oli 27 400 rida. Ja parasjagu tulpi, võib-olla 10-15 tulpa. Ja siis ma söötsin selle masinale sisse jooksu pealt. Samamoodi rääkisime üle laua juttu ja vaatasin, et okei. Et see lihtsalt jäi kerima ja kui see kerib, siis tal jookseb kogu sekundid juures, et kaua ta on kerinud. Ja siis ma vaatasin, et mingi 2 minutit on juba möödas, selge, et see käntses ära, et sellega pole midagi teha. Ja rääkisime edasi muudest asjadest, siis kui ma vaatan, vastus tuli. Ja see võttis tal mingi, võin eksida, 3,5 või 3,50 minutit aega, ja siis ta hakkas välja tooma sealt 27 000 reast õigeid asju, mida me küsisime, et kus olid mingi formaadi ebatäpsused või kus olid mingid probleemsed read või midagi taolist, eks ole. Nüüd need, mida me kontrollisime, seal ta tõi vead õigesti välja. Neid oli muidugi palju 27 000 rea seas, aga nüüd, kas see, mis ta sealt välja tõi, kas tema arvamuses oli ka vigu? Seda me sel hetkel sinna välja ei jõudnud, aga ütleme, kui ka inimene vaatab 27 000 rida veel läbi, siis ta võib ka mõne vea teha selle, sest kogu see materjal oli ju inimeste poolt kokku pandud, eks. Ja kas see hästi praktiline asi, mida AI-ga teha, on igasuguste protsesside automatiseerimine. Kas ka mingisugune järjestikuste tegevuste planeerimine või mingite skripti tegemine on seal Google Studios? Ütleme nüüd, see masina enda sees ei ole, et sa pead kasutama mingit muud tööriista selleks. Okay, aga siis teine asi, millega tihti mõõdetakse AI-sid on, et kui ma tahan programmeerida, et kas mingi Canvase kasutamine või kuidas sellega seal on? Tema on ikka täna veel selline, et jutu otsa, eks ole, et ta annab sulle lihtsalt, sina küsid, tema chatib vastu, aga nüüd jälle põhimõtteliselt on selline koht olemas nagu lmarena.ai /leaderboard, kus on siis
erinevate chati AI-de elo ranking, siis eks päris inimesed katsetavad A versus B ja siis annavad hinnanguid sellele. Ja seal on ikka dominantselt permanentselt ülemises otsas olnud ChatGPT ja nüüd enam aeg-ajalt ei ole. Et siin Gemini kohta ma vaatasin just, sa saad eraldi ka valida näiteks ainult codingu puhul või midagi taolist. Ja codingu puhul kohati on juba isegi niimoodi, et Gemini on esimene. Et praegu toimub muidugi superralli, nii et sisuliselt kuus tuleb mitu reliisi nii OpenAI'lt kui Google'ilt kui Anthropikult, eks ole. Aga kuidas nad siis progevad sellega, et lihtsalt promptist kirjutavad, et programmeeri mulle seda, aga... Kaks või isegi 3 võimalust, et meil on olemas sellised IDE'd või programmeerimisprogrammid, eks ole, mis sa saad ühendada läbi interneti otsade API-de või mis iganes siis, kas Google'i külge või Anthropicu külge või OpenAI külge. Et see on 1. 2 on see, et lihtsalt chatis küsid küsimuse või ütled, tee mulle see kood ja siis tuleb vastuseks kood. Google AI Studio külge saab ühendada üle API. Jaa, et neil on kõigil asjalikel on ikkagi see võimalus olemas. Tasuta asjadel on harva. Ja vastus nüüd saab, jah, et ja hämmastav on ka seda, et tegelikult miks see AI Studio on välja mõeldud, ongi see, et ta on põhimõtteliselt mõeldud nagu testvahendiks inimestel, kes mingi hetk võtavad suurema sammu ja hakkavad seda nagu reaalselt tööstuslikult kasutama, eks ole. Aga kui sa kasutad nagu tavainimesena igapäevases töös, siis sa ei jõua kunagi selle tasulise limiidini, lihtsalt see on see, kus see tasuta hind seal tuleb, eks. Aha, et mingist piirist ikkagi läheb tasuliseks siis? Läheb küll, jah, aga ütleme, kui sa seda käsitsi teed, siis sa ei jõua sinna. Okei. Kas on veel midagi head praktilist ja võimast, mida siin välja tuua, et meie aeg hakkab otsa saama siin saates? No üks asi, mis minu arust nagu nüüd OpenAI ka nagu lubab, aga ma olen küll eurooplane ja ei ole saanud seda katsetada, aga jagada oma ekraani masinaga ja siis lihtsalt ja mikker on ees, räägid, aga kuule, mul on siin see kõrvaklappide leht lahti. Et siin on mingid müra summutavad kõrvaklapid ja see on nii palju, et kui ma kerin nad läbi, et mis sa nendest arvad? Ja siis ta räägib sulle vastu lihtsalt soravalt, ilma mingi venitamata ja nii edasi. Ja seal on veel eriti lõpus on ka see, et kui sa tõmbad, kui sa vaatad ühe freimi, eks 1,1 sekundit veebilehte, siis sul ei pruugi kõik meelde jääda. Ja temal jääb, eks ole. Nii et sa võtad oma artikli lahti, tõmbad sealt rolli üle, ja siis hakkad vestlema sellest. Ja siis küsid, kas siin on mingid tähtsad punkte, mida ma kindlasti peaksin vaatama. Keri sinna kohta ja vaata sealt. Ja kahtlemata nagu AI-d kõik teevad vigu selles osas siis, aga see on selline experience või kogemus, mis on minu jaoks olnud küll nüüd viimasel päris üllatav. Ja samas nagu ma ütlen, et masinad teevad vigu ka. Mul oli, ma tegin ühte automatiseerimisasja, kus mul oli vaja ühenduda Gmailiga ja siis ma ehitasin selle vahend endale valmis ja siis see ei töötanud ja ma olin väga kurb selle üle. Ja siis ma võtsin AI-ga lahti, et kuule vaata, ma näed, siin on mul nüüd see üks pool, mis on see Make.com, teine pool on, näed, siin mul on Google'i API mingi koht, et näed, kõik asjad on sul ekraani peal, vaata, mis siin toimub. Ja siis ta lihtsalt ajas mulle täielikku jama, et lõpuks ma tulemuseni jõudnud, aga samas mingite teiste asjadega tuli täitsa hästi, jõudsime kohale, et sellega tuleb arvestada, et sina oled ülemus, tema on sinu assistent. Ta mõned asjadega saab hakkama, mõned asjadega ei saa hakkama ja ülemuse asi on teada, mida tema assistent teha oskab. No super, see oli siis meie tänane saade Google'i AI Studiost ja Google Geminist, mis on teinud viimastel kuudel väga pikki samme ülesse. Saadet tegid Henrik Aavik ja Priit Kallas ning meil on ambitsioon, et see saade oli praktiline. Kirjutage meile, kas see oli praktiline alla kommentaaridesse või saatke meili. Kohtumiseni järgmine kord. Ja kui sa seda praegu YouTube'is vaatad, siis vajuta kindlasti subscribe ja vajuta like ja vajuta seda kellukest, siis meil tegelikult tuleb ka väga hea kraam edaspidi, nii et pane ennast valmis.